Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Jana Jänes. Tere, Jana! Tere, Tiina! Jana, mitu aastat sa oled loomaarstina töötanud? Ma olen loomaarstina töötanud juba 5 ja natukene peale, et alates 2020. aastast olen siis praktiseeriv loomaarst. Nii et mitte päris verivärske ikka juba on kogemus olemas. Just. Kas sa oled koerte katku näinud? Ma õnneks ei ole koerte katku näinud, ma olen kahtlustanud, olen proovid välja saatnud, aga õnneks kuskil kinnitust pole saanud. Aga mille alusel sa kahtlustasid? Sümptomaatika, ta natukene krambitas, oli siuke neuroloogiliselt kahtlane, et aga ei tulnud just. Lõppstaadium. Just. Ma lihtsalt sellepärast küsin, et ma eeldasin, et sa ilmselt ei ole ja minu tegevus tol ajal, kui ma olin sinu vanune, paar aastat loomaarst olnud, siis mul oli iga teine koer oli kas katkus või parvos ja see oli ikkagi väga-väga kurb. Just sellepärast, et see algstaadiumi katk ei olnud üldse nii hirmus omanike silmis, aga mina teadsin, et paari nädala pärast tuleb see krambitamise faas ja siis ei ole enam midagi teha. Ehk siis, see on juba võib-olla vastus minu esimesele küsimusele, aga ikkagi ma küsin su käest, miks me vaktsineerime? Just, et vaktsineerimegi sellepärast, et me ei näeks neid kohutavaid haigusi, et ma olen sellel ajal loomaarst olnud, kus siis ma ei näe neid õudseid haigusi, ma ei ole kunagi elus jumal tänatud marutaudi näinud, ma ei ole koerte katku näinud, et kassiparvot ja koeraparvot kahjuks veel ikkagi näeb, aga ikkagi, et me ei näeks neid, mida vähem me näeme, seda parem. No see parvu, mis vahetevahel välja lööb, see on see pigem selline hügieeni küsimus, eks ole, see on siis kas mingi varjupaik või keha hügieeniga kennel, Just. et tänaval ikkagi minu meelest, sa võid mulle vastu vaielda, me võime kutsikaga jalutada ilma, et me peaksime hirmsasti kartma, sest jälle tolle ajal peeti kutsikaid ju 4. elukuuni ju korteris viimases toas, et isegi jalanõudega nakkust ei toodaks. Et praegu kutsikatel väga keeldu ei panda, et võib ikkagi liikuda. Nüüd me jälle teame, et see on sotsialiseerimise osas väga tähtis, et ta õpiks tundma igasuguseid asju. See natuke uinutab, et on nii hea. Nakkushaigused on kuskil kaugel. Mida me peaksime ütlema nendele inimestele, kes mitte mingil juhul oma looma vaktsineerida ei taha? Et anti vakseritel, nagu neid öeldakse, on ju, nendega on keeruline, aga kuidas minul on kahjuks või õnneks sattunud neid oma praksisesse. Ja mida ma nende puhul teengi on see, ma seletan ära täpselt, mille vastu me vaktsineerime, miks me vaktsineerime, et just et me ei näeks neid haiguseid, samamoodi nagu inimmeditsiinis me näeme järjest rohkem leetrite ja muude selliste puhangut, mille vastu tegelikult on vaktsiinid olemas, aga inimesed enam ei vaktsineeri, samamoodi on ka tegelikult ka koertel ja kassidel, mida vähem me vaktsineerime, need rohkem tulevad tagasi. Ja ma üritangi sellest lähtuda, et ma olen kaastundlik, ma olen empaatiline, ma kuulan nad ära, ma saan nende muredest aru ja vähemaltki, kui nad mitte millegagi ei ole nõus, siis ma üritan nad vähemalt marutaudi vaktsiinigagi nõus olla, sest see on seadusandlusega kohustuslik ja marutaud võiks ja peaks mitte ma oma elu ajal nägema, et ma seda ei soovi. No marutaudiga tegelikult võib-olla me peaksime mingil hetkel ka muutuma ise natukene radikaalsemateks, ehkki keegi ei taha kliendiga tülli minna, aga kuna see on seadusega ette nähtud, siis põhimõtteliselt on ka võimalik neid natukene nagu seadusega korrale kutsuda. Ma ei tea, kas nüüd siis Põllumajandus- ja Toiduametiga ähvardada või kas sinna nüüd kaevata on mõtet, aga tegelikult seaduses on ikkagi selleks, et neid täita. Just. Aga on ka loomaomanikke, kes ütlevadki otse, et sa võid mind kohtusse kaevata, sa võid mind PTA-sse kaevata, sa võid mulle politsei kutsuda, mina oma looma ei vaktsineeri ja tee, mis tahad. Aga põhjendavad nad ka, on see ikka mingisugune keemiahirm või mingi selline? See on keemiahirm, see on see hirm, et vaktsiini põhjustavad loomadele terviserikkeid ja sealt see kõik kogu hirm ja see tulebki, et ma kunagi lugesin, vist eelmine aasta või millalgi lugesin, et mingi tõsimeeli keegi kirjutas, kuidas vaktsiinid põhjustavad loomadele autismi ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, ma olen küll nagu selle käitumisega natukene tegelenud, aga et kas loomadel on autismi, pöördusin siis Kersti Sekseli poole, kes on tuntud loomapsühholoog ja Kersti ütles, et ilmselt on, et loomadel on tõenäoliselt suur osa ja enamus neid haigusi, mida meilgi, lihtsalt loomade autismi ei ole võimalik kindlaks teha, meil puuduvad nagu sellised testid ja seetõttu siis nagu väita, et
et ta põhjustab, kui me ei saa seda kontrollida, et siis see on ikkagi nagu laest võetud. See on sinnamaani võib-olla okei, kui mõni inimene tõesti on väga vastu, kuni meil on populatsioon vaktsineeritud, eks ole ju. Aga kui see populatsiooni vaktsineerimine hakkab langema, et siis on halvasti ja siis on eriti halvasti nende, nii inimestel samamoodi kui loomadel, kes ei saa millegi pärast oma vaktsiini teha. Just. Ja siis on nemad ohus, eks ole ju. Ja mulle tekitab muret ka, et tegelikult meil jätkuvalt ei ole Venemaaga siis tarastatud riigipiiri ja kahjuks või õnneks siis loomade liikumine ikkagi ka kolmanda maailma riikidest ikkagi toimub, et me kunagi tegelikult ei tea, mis loom meil võib riigis olla ja kellega ta võib kokku puutuda. Ja isegi kui on päris korralikud seadused ja korralikud tarad ja tollid ja ma ei tea, mis piirivalve, ikka võib juhtuda, sest ma mäletan väga hästi, kuidas soomlased kartsid marutaudi. Nendel on põhjus tegelikult sealt Venemaa poolt rohkem karta, sest neil on väga pikk riigipiir. Just. Aga siis nad said oma marutaudi juhtumi ja see oli importitud hobune, mis oli mis tegelikult ei oleks tohtinud kuidagi juhtuda, eks ole ju. Nii et võib igat moodi sattuda. Eestil on muidugi Peipsi järv on meie suur õnn, pluss siis see, et meil on tehtud metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist seal piiri ääres, üritused Ennel Niinele, kes sellega kunagi hakkas tegelema ja see on nagu väga suur asi, et meil seda marutaudi niiviisi ei ole. Miks oli vaja Eesti Loomaarstide Koja vaktsineerimisskeemi, et ma nüüd ei tutvustanudki sind alguses, et sina olid sellise grupi eestvedaja, siis oli hulk loomaarste, kes sellega tegeles, et katsuda ikkagi luua mingisugune ühtne arusaam sellest, kuidas koeri ja kasse peab vaktsineerima, sest põllumajandusloomade puhul ma arvan, et on paljud asjad juba ammu reglementeeritud, eks ole? Just. Et loomaarstide kojaga panimegi siis kokku siuksed ühtsed vaktsineerimisskeemid. Ühelt poolt on siis need olulised siis loomaarstidele, et meil oleks kõik siuke ühtne skeem, me kõik enam-vähem vaktsineerime siis sama skeemi järgi, samamoodi on ühtsed teadmised, pluss siis ka teiselt poolt loomaomanikele, et loomaomanikud teaksid, kui tihti, kui palju, miks, et meil oleks siuke ühtne arusaamine nii loomaomanike kui ka loomaarstide poolt. Jah, sest eks see oli natuke see probleem meil õhus, et kui üks loomaarst natukene räägib ühtemoodi ja teine teistmoodi, et siis sellisel skeptilisel loomaomanikul tekib tunne, et nad ei tea ise ka, mida teha. Just. Aga miks ei võinud võtta üle siis neid ülemaailmse väikeloomade arstide assotsiatsiooni juhiseid, et need on ju väga ammu, et mina vist puutusin nendega kokku 25 aastat tagasi, kui hakati neid looma, et oleks võinud ju sealt lihtsalt copy-paste'i teha ja kogu lugu. Me natukene mõtlesime ka selle peale, alguses oligi plaan, et me natukene võtamegi siis selle ette nähtud skeemid ja kohandame siis enda järgi, aga lõpuks me tegimegi siis täiesti oma skeemid selle järgi, et kuidas siis loomaarstid on, me lähtusime ühelt poolt siis selle pealt, kuidas loomaarstid on harjunud vaktsineerima, mis skeemide järgi ja mis vaktsiinid siis meil infolehe põhjal siis lubavad, et Saava siis juhendid on tavaliselt tehtud siis hästi üldised, nad ei võta siis kindaid vaktsiinitootjaid, pluss siis nad ei võta tihtipeale siis endeemilist olukorda riikides, et nad on ikkagi piisavalt üldised, et nad on lihtsalt siuksed ka soovitused, mis siis et millest lähtuda. Seda, kuidas koha peal on. Just. Et ma mäletan, mina ka imestasin selle peale, et kui me nüüd hakkame kohe rääkima kohustuslikest vaktsiinidest, et siis seal Saava ehk siis ülemaailmse organisatsiooni juhistes on marutaud ei ole kohustuslik. Ja siis minu esimene reaktsioon tol ajal meil Eestis veel ka marutaud esines, mõtlesin, mis mõttes, aga kes ma sain aru, et nad ei saa seda panna kohustuslikuks, näiteks mingid Põhjamaad, need ei vaktsineeri, neil ei ole vaja, eks ole ju. Et see tuleb ikkagi vaadata kohaliku olukorra järgi. Aga aluseks on siis ikkagi kõigepealt need kohustuslikud vaktsiinid, mis olid seal maailma organisatsiooni juhendites antud ja räägime siis natuke lahti ka, et mis need on. Et kui me räägime päris seadusega reglementeeritud, siis kohustusliku vaktsiini seadusandluses on ainult üks ja see on marutaud. Aga tegelikkuses on ka baasvaktsiinid, mida tegelikult võiks iga kass ja koer läbida, et räägime siis koerast alguses, eks ole. Jah, et kanda kaitset siis põhihaigustele, mis siis levivad ja võivad olla väga surmavad. Et koera puhul me räägime siis baasvaktsiinidest, et me vaktsineerime koerte katku vastu, koerte parvo vastu, koerte nakkusliku hepatiidi vastu
leptospiroosi vastu ja paragripi vastu. Et baasvaktsiinidest loetakse neid siis esimest 3, katk, parvo ja hepatiit ja siis sellised rangelt soovituslikud on siis paragripp ja leptospiroos. Et no katk ja parvo ja hepatiit on selles mõttes täiesti arusaadavad, et tegelikult ikkagi tänu sellele, et on nüüd tõesti 30 aastat umbes ikkagi nii palju kui võimalik vaktsineeritud neid loomi, siis see, nagu meil siin alguses juttu oli, et me neid haigusi praktiliselt ei näe. Mida meil esineb Eestis on siis leptospiroos ja paragripp. Leptospiroosi võib-olla me ei osanud vanasti diagnoosida, mulle tundub, et seda on nüüd rohkem, aga ma arvan, et me oleme lihtsalt targemaks saanud. Just, et nüüd sellel aastal kahjuks või õnneks on leptospiroosi ka hästi palju, et ja on väga kahjuks jah, et leptospiroosi puhul ongi kehva see, et praegu see vorm, mis levib, on hästi kiirelt leviv. Aha. Ja hästi kiirelt siis sümptomaatiliste piltidega, et väga kiiresti tekib köha, verine köha ja väga kiirelt 24-48 tundi sümptomaatika algusest on võib-olla täiesti surmav. No leptospiroosi üliäge vorm võib ju olla selline, no see on küll muidu väga drastiline, et sul on õhtul täitsa terve koer ja hommikuks leiad surnud koera, nii et mina arvan, et minu nooruses, kui kogu aeg kahtlustati rotimürki, siis need äkksurmad ja sellised nii-öelda pärast lahangul igasuguste verevalumite ja muude asjade leidmised, et need võisid tähendada hoopis leptospiroosi, et mina tegelikult ei usu, et neid mürgitajaid nii palju ringi liigub. Nii et selles mõttes see leptospiroos on tõesti oluline meeles pidada ja kui sa ütlesid õnneks, siis mõnes mõttes on see õnneks see, et me ei unusta ära. Et see on nagu tähtis, et kui me jälle juhtumeid näeme, et loomulikult me ei taha, et ükski loom jääks leptospiroosi, aga siis meil on selle meeles. Meil oli 10 aastat tagasi, ma arvan, samasugune situatsioon ja see oli sama lugu, et oli kehv suvi, et oli niiske ja selline, et siis oli hästi palju juhtumeid ka. Et praegu seostatakse seda ka sellega, et meil on hästi kehvad talved, meil ei ole nii piisavalt miinust, pluss siis see, et tegelikult närilisi on hästi palju, meil on tulnud kohustuslikuks läinud kompostrid eramajadele ja tegelikult näriliste populatsioon on väga hüppeliselt tõusnud tänu sellele. Ahah, võt siis. Ja mina olen ka väga usin komposteeri, aga ma ei pane kunagi midagi lihalist sinna, sellist, ma panen mingit juurikaid ainult. Eksternilised vist ongi põhiline ja saastunud veekogud. Just. Et loomalt loomale see õnneks nii kergesti, ütleme koeralt koerale, eks ole, nii kergesti ei levi. Samas me peame alati mõtlema, et see ohustab ka inimest. Just. Nii et kui oled antivakser ja ütled, et ma ei vaktsineeri, aga samas on sul kodus võib-olla immuunpuudulikkusega vanaema, et siis tasub selle peale natuke mõelda, eks ole ju. Paragripist rääkides, see on üks kennelköha tekitaja, et neid on ju rohkem, eks ole ju, nii et me ei saa väita, et kui me vaktsineerime paragripi vastu, et siis on kõik hästi, aga siiski soovitame, jah? Siiski soovitame eriti näitustel käijad, võistlustel käijad, et tegelikult me näemegi alati kennelköha ja paragripi nakkuse tõusu, kui on siis võistluste näituste perioodid, et siis on siuke tüüpiline, et tulevad ja köhivad. Et selles mõttes on nad nii erinevad, et leptospiroos nagu ei ole nii kergesti nakkav, aga võib olla väga fataalne, nii-öelda surmavaigus. Kennelköha jälle nakkab, tõesti pole üldse kontakti vaja, keegi natuke aega tagasi köhis kuhugi ja teine läheb ja nuusutab, aga õnneks, kui me saame õigel ajal jaole, siis tegelikult enamus ju tervenevad. Tähtis on lihtsalt hoida neid kodus, mitte juurde külmetada ja mitte lasta neil nakkust levitada. Täpselt nii. Tundub, et koeraga ei ole väga keeruline. Rääkides veel natuke intervallidest. Rääkides veel intervallidest, ilmselt oli üks segadusse viiv asjaolu ja mille te olete nüüd siin ära klaarinud oma skeemis, oli see, et millal kutsikat peab vaktsineerima esimest korda. Kuidas teil nüüd siis selle komisjoni seisukoht selles suhtes on? Meie seisukoht on siis sellest, et olenevalt nüüd siis, kuna me kunagi alati ei tea, mis seisus on emane koer, siis kutsika ema siis vaktsineeritud, siis soovituse järgi me võtsime siis vastavalt vaktsiini infolehel pluss siis teadaolevate skeemide järgi, et soovitatav kutsika vaktsineerimine alustamine on alates 8. elunädalast, siis 12. elunädalal ja 16. elunädalal. See on põhimõtteliselt nii, nagu on
tihtipeale tehtud, lihtsalt mida on vahepeal natukene juhtunud, osad ei tee nii vara vaktsiini ja mis on ka täitsa okei, eks ole ju. Nii. Kui me teame, et emasloom on ilusti vaktsineeritud ja teda on heade hügieeninõuetega peetud, et siis see on aktsepteeritav. Sest et ema immuunsus läheb kutsikale ja suure tõenäosusega see kestab isegi kuni sinna 12. nädalani, aga keegi täpselt ei tea, eks ole ju. Mis on nüüd nagu minu meelest tähtis, sellepärast et see oli asi, mis tekitas natukene poleemikat ka meil loomaarstide omavahel, et see viimane vaktsiin tuleb teha mitte varem kui 16-nädalaselt, eks ole? Just. Ja seda me siis seostame selle järgselt ongi, et nagu sa enne ütlesid, et meil on kõrged maternaalsed antikehad siis ema poolt ja on leitud, et 16-nädalaselt siis ei ole neid maternaalseid antikehasid enam nii palju, et me peaksime selle pärast muretsema, et tõenäoliselt see 16-nädalane elusvaktsiin siis toimib kõige paremini. Ja kestab siis see immuunsus meil see aasta, mida meil oleks vaja, eks ole. Just. Sest et vanasti nagu oli, ma olen näinud loomi, kes on vaktsineeritud 6-nädalaselt ja 10-nädalaselt ja on öeldud, et nüüd on kõik ja siis ma tunnen ennast natuke pahasti, et ma pean nagu eelmise arsti nii-öelda väiteid hakkama ümber lükkama, aga mina ei julge seda kutsikat jätta selle 10 või 12-nädalase vaktsiiniga siis nagu aastaks. Just. Et see võiks meil nüüd ikkagi kõigil meeles olla, et see 16 oleks siis see. Just, see on oluline jah, et 16-nädalaselt viimane. Ja teine asi, mis ka võib-olla alati pole nii selge olnud, nüüd see on kirja pandud, et kui meil tuleb kutsikas, kes on miskipärast on jäänud vaktsineerimata, ta on võib-olla 17-nädalane, ehk siis ta on juba üle 4 kuu vana, eks ole ju. Et mis me siis teeme? Siis me teeme, et me käsitlemegi põhimõtteliselt 2 grupis koeri, et alla 16-nädalaselt ja üle 16-nädalaselt. Et kui meil tulebki kutsikas üle 16-nädalaselt tuleb vaktsineerima, siis ta saab 1 vaktsiini ja teise kuu aja pärast, siis 4 nädala pärast. Et kutsikas peab igal juhul saama 2 tükki. Just. Ja see käib siis katk, hepatiit, parvo, leptospiroos ja kennelköha kohta, eks ole. Marutaudist piisab, kui saab 1 korra ja kusagil mitte varem kui 16-nädalaselt vist oli või 14. Marutaud on 12 nädalaselt võib teha juba, ja. Aga nüüd, kui on unustatud, nüüd tuleks kordusi teha, eks ole, ja siis on nüüd unustatud, kas me mingit katkuhepatiiti peame ka kordama, näiteks ta sai oma aastased vaktsiinid kätte, tuleb 4 aasta pärast ja ütleb, ups, mul on vahepeal koer vaktsineerimata jäänud. Et tegelikult see oleneb siis vaktsiinitootjast ja vaktsiinitootja infolehest, et kui palju ja mida ta lubab. Enamikud lubavad siis kompleksvaktsiine ehk siis katk, hepatiit ja parvo lubavad siis 3 aasta tagant teha, aga kui ikkagi on üle 3 aasta läinud, et siis on soovituslik uuesti alustada ehk siis 2 korda vaktsineerida täiskasvanud koera. Just. Ja leptospiroosiga võib seda sageli juhtuda, et see aasta läheb nii kiiresti mööda. Just. Et ups, ongi 2 aastat mööda läinud, mul koerale tuleb uuesti leptospiroos teha, kas me siis soovitame ka seda 6 aja pärast kordust? Ja, et siis kordame ikkagi 6 aja pärast, siis on kaitse kõige parem. Selge. Kass. Koeraga kõik on nii lihtne minu meelest. Kass on keeruline. Väga keeruline. Teil juba, kui koeral oli siin nagu 2 gruppi, et üks on siis, või ütleme päris kutsikad, siis üle 16 nädala ja siis täiskasvanud, siis kassil on veel see, et kas ta on tubane täitsa või kas ta käib natuke õues või kas ta on varjupaigas, nii et kõik on nagu palju keerulisem, aga võib-olla me siis varjupaiga kassi üle otsustab nii varjupaiga loomaarst, et me ei pea sellele praegu keskenduma, et räägime siis sellest kodukassist. Leidsin kassipoja, tulen loomakliinikusse, tahan vaktsineerida. Just. Jah, see on huvitav, on ju, et kõigepealt on see, et kui me leiame kassipoja, me ei tea kunagi, kui vana ta on ju, et põhimõtteliselt kasside puhul ka siis tegelikult me peaksime vaktsineerima teda kuni 16 nädalaseni, et samamoodi on leitud, et siis on maternaalsed antikehasid kõige vähem, et toimib kõige paremini. Aga eks see on iga loomaarsti nii-öelda subjektiivne hinnang nüüd, et kas ta on nüüd alla 4 kuu kassipoeg või kas ta on nüüd üle. Igal juhul nii-öelda leitud kassipoja puhul soovitaksin teha vähemalt minimaalselt 2 vaktsiini, heal juhul isegi 3, et siis on kui kindel. Kui tundub, et ta väga tita on. Just. Kassiga on muidugi veel see häda ka, et ta võib ju tegelikult olla juba mingi varjatud haiguse kandja, et sellega me peame alati riskima. Just, et kasside puhul, eriti ka varjupaiga kasside puhul, me peame alati arvestama ja ma alati hoiatan omanike ette ka, et kui me vaktsineerime, siis ta võib ülemiste hingamisteede haigusesse jääda. See on oodatav isegi tihtipeale kassipoegade puhul.
et aga seda tuleb lihtsalt omanikuga läbi rääkida, hoiatada ja rääkida, et ega see midagi hullu ei ole, lihtsalt tuleb üle elada, läbi põdeda. Aga siis on nagu algus on samamoodi nagu koeraga, eks ole, et me igal juhul tahame teha 2 vaktsiini, et kui ta on juba 16-nädalane, siis lepime selle 2 ja siis on kordus aasta pärast. Ja pärast seda ta jagunebki, et kui on tubane kass, kui ta on täiesti 100% tubane kass, siis pärast seda võib teha 3 aasta intervalliga ja kui ta ikkagi käib õues, siis on soovituslik korra aastas teha. Nii et seal on väga suur vahe. Just. Aga noh, kui ta käib õues, siis see ei tähenda seda, et ta kogemata sattus õue, sellega me peame silmas ikkagi seda õues käivat kassi. Just, et kui me räägime ikkagi rihmas käivat kassi, et siis ta on siuke, ta jääb midagi kuskil sinna vahepealset, et täiesti oleneb sellest ümbruskonnast, kus ta käib, kaua ta käib. Sest vahel inimesed, kellel on täitsa tubased kassid, hakkavad protesteerima, ütlevad, et ei, miks ma pean vaktsineerima, siis me peame viitama esiteks selle marutoodile, mis on igal juhul kohustuslik. Pluss siis see, et kui see tubane kass kogemata õue satub, elu näitab, et nad satuvad. Just. Ja siis tal ei ole üldse mingit kaitset, et siis ta on palju altim nakkustele kui mõni teine kass. Siis on veel sellised juhtumid, kus omanik küll tuleb vaktsineerima oma looma, aga meie ei ole nõus. Et millal me ei vaktsineeri? Me ei vaktsineeri, kui me räägime ikkagi täiesti haigest loomast, et vaktsineerimise eeldus on see, et meil on terve, ilma palavikuta, ilma haigusnähtudeta loom, et ta sööb, joob, toimetab normaalselt. Et kui ta on ikkagi akuutselt haige, et tal on äge haigus, et siis me lükkame edasi, ootame kuniks ta saab terveks. Aga jällegi kroonilised haigused on need, kus see asi läheb nagu natukene kahtlasemaks. Et nüüd täiesti oleneb siis kroonilisest haigusest. Mõne kroonilise haigusega me võime vaktsineerida, näiteks diabeet on ju, Cushing, et mis ei sõltu, et võime vaktsineerida, ei ole hullu. Cushing on siis neerupealiste ületalitlus, just, kui täpselt. Mitte veterinaar aru ei saa. Just. Et aga kui me räägime näiteks kroonilisest, näiteks vähihaigest, keemiaravi, et siis me ei vaktsineeri. Ja kui me ei vaktsineeri, siis me paneme selle haiguslukku, kirjeldame, põhjendame ära, miks me seda vaktsiini ei tee. Ja kui nüüd peaks olema selline juhtum, et omanik tahab sellise loomaga üle piiri minna, mis siis tähendab, et marutoodi vaktsiin peab olema, siis ta tegelikult peab taotlema eriluba siis sinna riiki, kuhu ta tahab minna. Sealt siis taotleb eriluba ja see on siis teise riigi otsustada, kas ta saab sinna või mitte. No krooniliste haigustega tõesti osad on ju sellised, et nad ei saagi terveks ja siis ei saagi vaktsineerida. Just. Aga noh, eks see on jälle ka, kus on väga tähtis, et igal loomaomanikul oleks hea koostöö oma nii-öelda perearstiga, oma looma perearstiga, sest et ma saan aru, et mingisuguse vähidiagnoosiga loom on väga nõrk ja me ei taha teda vaktsineerida, teisest küljest ta võib olla just eriti vastuvõtlik, nii et see peab alati kaaluma neid poolt ja vastu argumente. Ja kui sa mainisid Cushingut, eks ta neerupealiste ületalitlust, siis see ülemäärane neerupealise hormoon, see ju mõjutab ka päris palju selle immuunsuse teket, et ega me ei tea üldse, kui hea immuunsus tal tuleb. Just. Et seda kahjuks ei tea. Ma ei tea, kui palju kasutatakse seda võimalust, sest et seda ju saab teha, mitte küll Eestis, me peame vereproovid välismaale saatma, et uurida, kui head antikehad loomal on. On sul praktikas ette tulnud? Praktikas ei ole ette tulnud nagu teiste haigustega, aga marutoodi puhul ikkagi on. Et mõni omanik ongi, kes ei taha oma looma tihti vaktsineerida. Et siis ta tahab marutoodi siis antikehasid määrata. Aga ta jääb sinna seadusandluses natukene siuke halli alasse. Ja, seda küll, jah. Et ta ikkagi peab, aga seal on siuke hall ala, et kui tal see marutoodi antikehade tiiter on, et siis tegelikult PTA silmis ma nüüd võin valetada, aga ta peaks minema läbi, et kui tal on tiiter õiges kohas. Aga eriti nagu reisimiseks määratakse ikkagi, et... No meil nüüd ei ole enam lähiümbruses neid riike, kuhu me peaksime. Vanasti pidi Inglismaale ja Rootsi ja kuhu iganes tuli neid marutoodi antikehade tiitreid määrata. Aga teiste haigustega sul ei ole olnud kokkupuudet, sest need võiks olla huvitavad andmed tegelikult, et kui hea see immuunsus näiteks katku vastu on. Sest ma mäletan, et kui näiteks Saava need juhendid välja töötati, siis öeldi, et tegelikult on oluline, et kõik loomad saaksid vähemalt ühe korra elus korralikult vaktsineeritud, kui see, et üks loom vaktsineeritakse, eks ole, nagu palju kordi, aga jah, ilmselt see tiitri määramine läheb kallimaks kui see vaktsiin. Ta läheb ikkagi oluliselt kallimaks. Et siis võib-olla ei ole see ka väga arukas.
nendest haigetest rääkides veel, omaniku käest peab küsima, tihtipeale nad muidugi ise ütlevad, aga mõni võib ära unustada. Pärast vaktsineerimist tuleb välja, et koer on kõht lahti mitu päeva olnud. Et selliseid me ei vaktsineeri. Palavikuga ma olen natuke, hea on, kui me saame seda määrata ilma kutsikat ja hoidku jumal kassipoega kliinikus kraadimata, sest vaktsineerimine on tihtipeale see hetk, kus nad saavad esimese tutvuse kliinikuga ja kui me alustame siis sealt pipust kraadimisega, siis on meie head suhted igaveseks rikutud. Nii et õnneks palavikuga enamasti loomad annavad märku, kui neil on õnneks palavik, et nad on ikkagi loiumad, õnnetumad, isutumad, et nad ei varja palaviku õnneks väga hästi. No see, et oleks liiga noor, seda ilmselt taga ette ei tule, sellepärast, et õnneks keegi ei võta omale enamasti mingid 4-nädalast koeraga kassipoega ja nii vara me kindlasti ei vaktsineeri. Aga mõni ütleb liiga vana. Ta on liiga vana, ma ei vaktsineeri teda enam, ta on liiga vana. Mis sa selle peale vastad? See jälle täiesti oleneb, on ju, et see on täiesti ka siis selle looma perearsti enda otsus, et kui vana, et see oleneb täiesti, mis elustiiliga see koer on, kui me räägime nendest käekoti koertest, on ju, kes võib-olla ei katsugi muru aastate jooksul, on ju, et neid tõesti, ma vaktsineerin marutoodi vastu ja ülejäänud on selline, kuidas, just täpselt. Aga jällegi, kui me räägime, mul on ka täiesti 15-16 aastaseid koeri, kes on aktiivsed sportkoerad, jooksevad, käivad metsas, nuusutavad kõike, et siis igal juhul, et sellisel juhul vanus ei ole määravaks. Ja pigem võib-olla, ehkki me jälle ei tea, ma ei tea, kas selle kohta mingi teadusuuringuid on, aga pigem võiks karta, et vanal loomal, nii nagu vanal inimeselgi, võib-olla see immuunsus ei ole nii hea enam, et pigem peaks teda kaitsma vaktsineerimisega, eks ole ju. On olnud selliseid vastakaid arvamusi, et kui emasel koeral on jooksuaeg, et kas ma vaktsineerin või ootan selle jooksuaja lõpuni, mis sa selle kohta ütled? Selle kohta ma uurisin ka selle kohta, et ma ei leidnud kirjanduses mitte ühtegi viidet sellele, et me ei võiks või ei tohiks jooksuajal looma vaktsineerida, et see on pigem müüt. Ja. Et kui on vaja, siis tuleb ikka ära teha, eks ole, eriti kui on plaanis teda ju paaritada, siis ta saab nagu tugeva immuunsuse, eks ole. Sest tiinuse ajal see vist sõltub hästi palju vaktsiinitüübist või kas üldse millegiga me vaktsineerime? Nii palju, kui ma vaatasin Eestis olevatest vaktsiinidest, siis enamikud vaktsiinitootjad ütlevad, et neil ei ole mingeid teadusuuringuid selle põhjal, et nad pigem ei soovita tiinuse ajal vaktsineerida. Et õnneks on enamikud tiinused koertel siis ka planeeritud ja kui juba planeerida tiinus, siis võiks vaadata, et vaktsiinid oleks ilusti olemas tehtud ja võib-olla siis ennem tiinuse planeerimist siis vaktsiinid üle teha, et ei peaks. Just. Sest tõesti siis kutsikad saavad nagu või kassipojad saavad hea immuunsuse. Just. No nii, ja siis annab loomaarst välja siis kas mingi tõendi siis ärikliku passi või siis nüüd selle rahvusvahelise lemmikloomapassi, kus siis peaks kõik olema kirjas, et millal ta on vaktsineeritud, millal teda uuesti tuleb vaktsineerida ja ma arvan, et üks tähtis asi on see, mida inimesed peavad meeles pidama, on see, et piiri peale kontrollitakse tegelikult tõesti ainult marutoodi, eks ole. Just. Ja et me ei saa nii, et ma teen täna vaktsiini ja siis homme lähen üle piiri, eks ole. Just, et marutoodi vaktsiin, et kui meil nüüd on esmakordne marutoodi vaktsineerimine või marutoodi vaktsiin on üle läinud, siis tuleb arvestada seda, et marutoodi vaktsiin hakkab 21 päeva alates süstimisest siis kehtima ja seda siis on see, mis piiril vaadatakse, et see oleks ilusti oodatud, oleks olemas ja toimiks. Et sellega tihtipeale omanikud ei arvesta. Sest et ükski vaktsiin ei kaitse looma kohe selle süstimise hetkest alates, et see 21 päeva on siis see, mida on arvestatud, et immuunsuse väljakujunemiseks on vaja. Ja see võib olla tõesti väga-väga halb üllatus, kui on nüüd kohe vaja minna. Aga see ei ole tõesti kellegi kiusamiseks välja mõeldud, vaid see on see, et siis me teame, et see loom on oma immuunsuse kätte saanud. Just. Ja täpsustaks ka siis selle üle, et alati siis riigipiiri ületades on vaja siis Europassi, et see on siis reisidokument, et Europass on ainult, et korrektselt väljastatud, vormistatud Europassis, kus on mikrokiip, marutaud, vajadusel Soome minnes ka echinokokitõend olemas. See on siis üksiroodõend, eks ole. Täpselt. Ja et kõik need andmed oleksid ka seal olemas, et me oleme ka selliseid passi näinud, kus kõik muu on ilusti kirjas, aga see isegi õnneks ka see kiibi number, et me saame selle koera ja passi kokku viia, aga siis puuduvad omaniku andmed, et need asjad tuleb kõik alati üle vaadata.
no ma arvan, et me saime selle keerulise teema siin päris kenasti ära lahatud, ma ei tea, muidugi meie oleme seda siin nämmutanud väga palju, meile on see päris selge, et kas ka kuulajale, on sul midagi, Jana, mis sa tahaksid veel lisada või kuulajale nagu südamele panna? Ma tahaksin kuulajatele südame panna, et ikkagi kõik oleks ilusti vaktsineeritud ja et vähemalt siis mina arvan, et iga loom väärib siis vähemalt korra aastas siis loomaarsti vastuvõttu, et loomaarst vaataks ta üle, et oleks ilusti terve, vaataks, et vaktsiinid kehtib, et ma arvan, et iga pereliige väärib korra aastas tervisekontrolli. Ja, et see on küll hea argument, et kui vanasti nagu nui 4 tuli iga aasta vaktsineerimas käia, siis nüüd see on natukene leebemaks läinud, aga sellega seoses võib juhtuda tõesti, et meil mõni loom jääb tähelepanuta, et asjad, mida inimesed kodus ei märka, et neid võivad märgata ikkagi loomaarstid selle iga-aastasel ülevaatusel, nii et praegu on küll, hakkab meil kiire jõuluaeg, tegelege jõuluvana ja päkapikkudega, aga uuel aastal vaadake järgi, millal te oma loomakarsti juures käisite ja ootame teid igal pool üle Eesti. Just, täpselt. Kõike head. Kõike head, aitäh. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.